numbrid tablool teile igati soosivad, 102-77, ma usun, et sellest sai ka pärast Kalev Cramo järgset mängu räägitud, et kindlasti sai oodanud, et see vahe täna nii suur saab olema? Oi ei, ma saali astusin ja vaatasin Valga võistkonda ja siis, ma ei saa öelda, et ta hirmuäratav oli, aga ta väga korralik võistkond, me ootasime väga kõva lahingut ja nii see ka esimene poolaeg oli, okei, me saime kohe meil alguses jälle nii ka eelmine mäng, kõik õnnestus ja neil nii hästi siis ei õnnestunud, et saime minema, aga ütlesin ka abitreenerile, et natuke liiga lihtsalt tuleb see alguses, et tahtmata seal mingi langus tekib, aga teisel poolajal, eriti kolmandal veerandajal kuttides müts maha, et võitlesid. No lihtsalt oligi riietusruumis juttu, et me ei saa niimoodi, et meile pannakse 1-2 põrgatusega, lihtsalt minnakse ja visatakse korvi alt sisse, et natuke liiga lihtsalt nad said. Aga teisel poolajal teatud korrektuurid tegime ja vastane murdus. Ja Valga maala pressingu formatsioon tundub, et ka selleks olite päris hästi valmis, et lahendasite neid rünnakuid seal alguses päris ilusti. Jah, olime ikkagi nende eelmist mängu küll ainult ühte poolaega, aga olime seda vaadanud ja mängijad üldse oleks valmis. Ja Joonas Järvelainen oli jutt, et mehel tuli siin pakkumine Hispaaniast, et kas mängija ise nii-öelda keeldus pakkumisest või leidsite ühisele arusaamisele, et oleks ikkagi vaja siin hooaja lõpuni veel TTÜ-s jätkata? Joonas tuli minu juurde jutuga, lõime plussid-miinused kokku, mina kindlasti kedagi kinni ei hoia, nii nagu hooaja alguski ütles, et lõppkokkuvõttes loomulikult Joonas, ma ei taha, et sa ära lähed, aga kui su kindel soov, siis mis teha, no? Aga ta ütles, et ei treener, et me oleme suure töö ära teinud, et paneme see 1,5–2 kuud veel. Nüüd järgmisel nädalal teadupärast sõidate Moskvasse mängima siis üliõpilasliiga poolfinaal alagruppi. Räägi võib-olla veidi ka sellest, kellega seal kohtute ja mis eesmärgid? Poolfinaal alagrupp eesmärgiks on kahe hulka jõuda. Seal on siis Imki duubel ja 2 ülikooli veel, üks Moskvast ja üks Gruusiast. Et kindel eesmärk on ikkagi kahe hulka jõuda, et siis Final Fouri saada, et noh, mis me salgame, eesmärgiks on ikkagi võita. Ja finaalturniiri asukoht ei ole veel teada, kui sinna peaks jõudma? Ei antud hetkel ei oma selle kohast infot. Ja laupäeval juba siis telemäng Tallinna Ülikool Kaleviga. Tallinna Ülikool Kalev ka kindlasti selles aastanumbris on tunduvalt paremini mängimas, nii et midagi lihtsamaks taaskord ei lähe? Ei, kindlasti mitte. Vaatasin, et vastaste peatreener oli 35 minutit jälgis. Märkmeid küll ei teinud, aga ju siis jäi kõik meelde, mis me teeme. Selge, Rait, aitäh ja edu!